Tervist, täna on 9. mai ja Risto Rank Farming kanal. Viin siis teid kurssi sellega, mis ma olen vahepeal teinud. Meil on eelmisest videost möödas nädal aega, pikk vahe on olnud. Aga kuna siin on juhtunud nii palju, siis hakkame näitama kohe, mis ma vahepeal teinud olen, mis teised teinud ja kuidas asi edasi läheb, sellepärast et tegelikult on päris vinge. Esimene asi, millega ma olen tööd teinud siis kõvasti on kohvik ja kohvikul on tegelikult super ägedalt peale saanud siis selle terrassile katus. Terrassil on plekk peal, nüüd siin all tundub kohe siukene, kuidas öelda, ma ei tea, ruumi tundub seekord nii palju rohkem kui eelmine aasta, sest tegelikult ongi rohkem ruumi on ju, aga lihtsalt kohe tundubki nii palju suurem, et täiesti võimas. Lauad on juba siin valmis, Mirge juba koristab seda vaikselt, aga noh, plekkkatus on peal, immutatud on ka, ilus, suur, siit astuda sisse või noh, ma tulin vahelt poolt, aga kohvik on siis, hakkab vaikselt saama sinna järgu, saab hakata nagu sättima. Ehitasin siis kinni kohviku selle külje, mis varem oli lahti ja siin on mitu põhjust. Varasem meie leit on olnud siin siis pisikene ja seal tagapool natukene ja ongi kõik. Aga nüüd selleks aastaks, kuna terrass läks suuremaks, külastajaid tuleb rohkem, siis ma ehitasin kinni ka selle poole siit, mis tähendab seda, et on esiteks leitiruumi rohkem, kõvasti rohkem leitiruumi, töötajatel rohkem ruumi, ehk siis Mirgel, teine, kes siin tavaliselt oli külli avatud talude päeval ja muidugi tegelikult istujatel on siis nagu nüüd varjuvalune ka ja siin on ka istumisruumi rohkem, et igatpidi suurem. Selle külje ma siis ehitasin, panin tammelauad, vanad tammelauad, pole korda kasutuses olnud, aga seisnud vähemalt 3 aastat. Kuna see on tehtud tegelikult saarest, on ka tume laud, siis tamm sobib siia väga hästi, see läheb nüüd natuke aega tumedamaks, noh, see on seal vihma saanud kõik asju, aga see külge enam nüüd ju vihma ei saa, sest siin on nüüd katus peal ja tekitab hoopis parema kinnise keskkonname siin ja asjad ei saa rohkem vihma, kui tuiskab ka külje pealt. Ja siis siin ees on jõudnud asi nii kaugele, et nüüd siin on ka värav ja värava ma tegin täitsa mitmel põhjusel, kuna kohvikul on omad nõuded ja et asi saaks olla ametlik ilusti ja et oleksid ametnikud ka rahul, siis on siin värav, siit läheme sisse, väga ilus tammevärav, ma olen ise nii rõõmus ja rahul. Sellepärast, et me kogu kohvik on tegelikult ju hästi looduslik ja siukene armas ja mulle meeldib nagu looduslik ja armas, seega uks on ka ilus. Siinpool on nüüd siis uus lett, kõik uus lett, siia praegu alla, teistel on all riiulid. Väga raske muidugi näidata, sest kõik on tegelikult alles ju koristamata tegemata, on ju. Siin on riiulid, aga siia alla hetkel riiuleid ei tule, võib-olla siia ainult, aga siia poole ei tule, siia tuleb jäätise külmikikus asjad ja siis kogu see kohviku klientidega suhtlemine tuleb siit poolt ja siia poole siis tuleb tegelikult kassa ja siin on siis see piletimüüki asjad. Ja kuna siis see pool nüüd muutub ka, kuna kohvimasina asjad lähevad siia, kassa läheb siia, siis kohvimasina taha siia tulevad klaasid nüüd seina peale ja see tähendab seda, et ma pidin panema ka siia veekindla vineeri taustaks, et samamoodi, kuna seal olid need lauavahed sees, ta ei olnud ju mõeldud kunagi selliseks, ehk siis nüüd siin on veekindel vineer taga, et vihm sisse ei peksaks, sest siin tulevad elektroonika asjad rohkem ja muidugi tegin selle tööpinna ja leti ka veekindlast vineerist, nagu on meil varem, sest varem see oli, esiteks ta on veekindel, kiiresti paigaldatav, sobib hästi selle loodusega kokku meil siin ja varem ta oli ka tegelikult hinnaklassis nagu mõistlik panna, aga kas te teate, et veekindel vineer on praeguseks seisuks jõudnud asi nii kaugele, et üks sükene tahvel maksab 100 € pluss kõmm, et täiesti uskumatu on veekindel vineeri tahvel, mis varem oli 19, siis nüüd on 100 pluss, ehk täiesti jabur. Aga sest pole midagi, me kasutasime ära selle vana veekindla vineeri, millest me tegime kunagi meile pruuderi ja taaskasutusele vaat kõige parem, nii et me saime käiku lasta kõik selle veekindla vineeri, mis meil jupid olid olemas. Mõni kruviauk on seal rohkem sees, aga mis teha nagu, selles mõttes mind see ei häiri ja ma arvan, et kedagi ei häiri, nii et seal on mõni kruviauk, kes on taaskasutus ja me saime ära kasutada selle, mis meil juba olemas on ja me ei pidanud ostma midagi. Nii, üks asi veel, mis ma olen siis kohvikus siin toimetanud teinud, siin on midagi koristatud, ma ei tea, mis see on, aga panin ära siia boileri ja siis kraanikaussi
talve koguneb igast sodi kõik asju, nüüd saab hakata korrastama. Panin ära päris kraani ja päris kraani ehk segisti ja nüüd tuleb ka meil soe vesi, sellepärast et eelmine aasta oli siin ainult ju külm vesi, lihtne, aga kuna juba eelmine aasta käis inimesi tegelikult meie jaoks üllatavalt palju, siis käsitsi nõusid pestes lõpus käed külmuvad ära, sest meie kaevuvesi on 6 kraadi suvel, seega käed lihtsalt lähevad nii külmaks, et sa ei saa seda teha. Seega läks väike boiler kraanikausi alla. Boiler on meil saadud Kuressaarest minu venna käest, vähe kasutuses olnud, uuesti taaskasutus ja sai kööki ka pandud kubu, mis on samamoodi taaskasutus, peseme ilusti puhtaks, töötab, läheb paika ja selles mõttes kasutame ära kõike seda, mida me saame, aga lihtsalt nüüd on nagu köök ka natuke fancy, meil on mingi soe vesi olemas, meie letid on nii palju suuremad, et põhimõtteliselt ma näitan, et see pool on siis kõik kohvikul juures nagu selles töötamise jaoks ja muidugi terrassis on ju. Põnevalt kiires tempos on teine asi, mis ma tegin ikkagi ära, sellepärast et asjad olid käru peal ja ma viitsin neid ümber tõsta. Seega lihtsam on nad panna kohe paika sinna, kus nad käivad. Ja siis on saanud meil sarikad ja laudise peale meie looma ja alas siis see koht, kus inimesed saavad istuda, kas olla vihmavarjus, päikesevarjus, teha pikniku. Sellele teeme veel alla tulevikus need kivitäär ja valame ilusti ära ka, et oleks ilus põrand. Nagu meil kõik tehtud on, ilus põrand, siia lauad, toolid, asjad, niimoodi saab tulla vahepeal istuda, sest tegelikult see on nagu strateegiliselt hästi heas kohas. Siin kõrval on siis astu sisse lasteaed, eks ole, lasteaed, kus on merisjad jänesed, kus neil lastel läheb tükk aega, kaua aega. Olen tähendanud, et isadel on tavaliselt igav sellal, siis nad saavad tulla siia ja istuda ja lihtsalt oodata ja teha natukene mõelda enda mõtteid, samal kui lapsed mängivad loomadega seal. Et ega noh, selles mõttes see on niisugune tegelikult 4 posti peal ja hästi tugev ehitis, ma saan aru, et see tundub nagu niisugune kohati nagu, et kas ta nüüd siin püsib, et ei ole mingit tuule nurkasid asju sees on ju, aga tegelikult on mega tugev, kuna tammepuu on jäme, korralik, maa sisse valatud, sügaval maa sees, tammepost isegi köigu ja sealt ülevalt on siis sisse kruvitud esiteks 2 pikka kruvi, mis on peaaegu nagu poldid ja siis on niisugune pikk polt läheb, mis on keermega hästi tugev ja läheb sügavale tamme sisse, ehk siis seda ei sikuta nagu siit ükski tuul välja ja see tõmbab selle kogu pulli tegelikult hästi tuugaks ja ega siia vist mitte midagi rohkem ei tulegi, ainult et katus nüüd peale, kõigepealt tuleb ära immutada, katus nüüd peale ja siis saame suve peale, mitte enne teha siis siia põranda ja lauad asjad, et lauadest paneme enne siia muru peal ära, aga lihtsalt, et sügiseks saaks selle põranda ka siia, see oleks nagu vinge. Et üldiselt ta möödud on siis 3,50, on ta siis niipidi ja katusesarikas vist oli 3,40. Et noh, tegelikult nagu ruut on see katusepind, aga alt nagu tammepostid on strateegiliselt paigutatud siis natuke sisse poole, et ta tegelikult, kui ta oleks täiesti nurga peal, siis ta hakkaksid keskelt rohkem läbi painduma, et siis nad on nagu pandud rohkem sisse poole, et siis ta kannaks ühtlaselt igatepidi ja siis see põrandal nad jäävad ka natukene nagu sisse poole, et saab 4 postiga hakkama. 4 suurt tammeposti, katus peale ja siis siin all istudes tegelikult vaade on nagu hästi vinge, et saab vaadata neid nunnusid loomi seal on notsud, seal on lambad, seal on nandud, seal on praegu vassanti, jäärad, okasjad on siin ja siin on ninakarud, et väga hea koht, kus istuda, kus näeb nagu kõiki neid nagu tegelasi, et saabki nagu pikemalt veeta ka aega, kas või oma piknikukorviga. Et mulle see nagu väga meeldib. Nii et süükene asi, mis on nagu avamiseks plaanis, et peab valmis saama, aga selles mõttes saab, lihtsalt saab. Et nüüd suurem plaan, mis ma täna ette võtan, on see, et ma lähen toon materjali juurde natukene ja siis läheb see sama kuur laudis alla. Täna kindlasti kõik ei jõua, aga siiski alustan sellega. Ja täpselt sama jõudsin ka teha eile õhtul siis meie kahua tehtud kaunikene lava, mis on, kunagi me tegime lava pinnavala siin ju selleks, et saaks jaanidel pidu pidada, et oleks kuskil bändil mängida ja nüüd lõpuks olen jõudnud nii kaugele, et ma panen ka siia siis katuse peale ja tegelikult katus täpselt samas möödus kui sellel istumisnurga seal, kuigi kui seda lavana ei kasutata,
lavannad on kasutuses ainult nagu paar korda ju suve jooksul on ju, siis samal ajal saab täiesti hästi siin kasutada kohviku lisana, et seal all on ka paar lauda, et saab nagu sinna ka istuda ja teha, et ja muidugi avatud talude päeval meil oli juba siin kile tegelikult peale tõmmatud nendele postidele lihtsalt, et saaks nagu, kuna avatud talude päeval sadas vihma, siis Renat ja Riin olid siin all, tegid suhkruvatti ja vahvleid, et nüüd on nagu lihtsalt kaubanduslikum variant olemas, et samamoodi tuleb lihtsalt ära immutada ja siis läheb juba plekk peale. Et need ootavadki nüüd immutust, et sükesed 2 katust ma tegin siis ära. Ja siin on täpselt sama case, et läheb suur polt, läks sisse, tammepuu sisse, sinna poole panin ühe lisaposti juurde ja panen tõenäoliselt ühe veel, kuna seal ei pea tagant jääma nii läbipaistev ja kuna see äärmine post on suhteliselt peen võrreldes teistega, siis ma panen nagu kandma sinna rohkem neid tammeposte, sest tamme meil siin kasvab ja seda tugevam ja vingem ta jääb, et ja siin on ka muidugi näha kohe see põrandasüsteem nagu tuleb ka tõenäoliselt seal loomaaia alas sees istumise koht on ju, et tõenäoliselt väiksemad kivid ja natuke madalam põrand, aga samamoodi kivid äärde ja valame põranda seest ära, et oleks hea tahke olla ja täpselt samamoodi, et siis sügisel ja vihmasel perioodil see ei läheks mudaseks, et see on nagu väga vajalik meil, et noh, et kuna Eesti kliima on nagu ta on, me kõik teame, et hästi kergelt läheb niisuguseks sopaseks, siis üritame need kohad, kus palju inimesed käivad, neid kohti siis nagu juba ennetada ja teha nagu maa tugevaks, täpselt samamoodi, kuna see piletimüük hakkab olema siit kanalist, siis tegelikult peaks siia vedama ka killustiku või tegema sellise killustiku tee osa, et alates siis sealt sissekäigust ja vähemalt siiani ja siis siit edasi võib tulla hakkepuidu tee või mis iganes, aga need kohad, kust põhimõtteliselt kõik inimesed läbi käivad, et need kohad peavad olema tugevalt tehtud niimoodi, et ei tekiks see soppa asja. Nii et noh, seda jõuame suve peal juba teha, aga praegu on niimoodi ja muidugi koristus või lõhkumisbrigaad töötab ka hoolega ja vingelt, et Aivo on võtnud juba kuuri laudise maha, ma eile õhtul viskasin veel 10 õhtul sealt eterniidi katuselt alla, et kuur hakkab ka saama juba sellesse punkti, kus saab ta täitsa maha lammutada neid asju, mis ta sees on vajalikud, neid me üritame paigutada praegu siia-sinna, sest uus kuur tuleb ka püsti panna ja siis teha on meeletult, aga noh, küll me jõuame selles mõttes. Peaks, et kõigepealt saab esimese osa korda ja õnneks tuleb siis meil see niinimetatud Traxi traktor, ma ütlen ta kohta Traxi traktor, sest Trax on see firma, siis tuleb meil neljapäeval tõmbab siit mullagi ära ja muld siis katab selle killustiku osa sealt ära ja siis paneb selle killustiku ise laiali ja tuleb uus tee siit sisse, siis saame juba väravaga ka tegeleda. Nii et teha on palju, ilmad läksid lõpuks ilusaks, on soe, mõnus, tööge tublit, share, like, jagage, näeme järgmine video ja tšau!